2025 aasta suvel spekuleerisid sõjalised eksperdid kõikjal, et oma sõjas Ukraina vastu suudab Venemaa peagi igal ööl oma vaenlase pihta välja lasta 1000 või enam kaugmaadrooni. Kindralmajor Christian Freuding, Saksamaa kaitseministeeriumi planeerimis- ja juhtimispersonali juht, major Robert Provdi, Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ning Sõjauuringute Instituut spekuleerisid kõik, et Venemaa võib selle koguseni jõuda novembriks. Aga see oht ei realiseerunud kunagi. Selle asemel juhtus vastupidine. See polnud Venemaa, kes öösel kaugmaarünnakute arvu dramaatiliselt suurendas, vaid Ukraina. Ja raskustes Venemaa presidenti Vladimir Putinit võivad ees oodata tõsised tagajärjed. Ukraina ulatuslik rünnak Moskvale ja veel 13 piirkonnale 16 ja 17 mail oli üks selle suurimaid ja kõige olulisemaid rünnakuid Venemaa pealinna vastu. Paljude venelaste jaoks on see toonud sõja koju enneolematul viisil. Režiimi jaoks on see põhjustanud paanilise püüdluse ennustada, mis edasi saab. Veelgi suuremate rünnakute oht ja seda palju sagedamini. Siin on, kuidas Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kaugrünnakud Moskva vastu on põhjustanud palju segadust ja kuidas see tõenäoliselt kujundab edasist arengut. See peab anna Freudingule ja Provdile rahulolu teada, et nende ennustused, nagu 1000 Vene drooniparved hakkaksid Ukrainat igal ööl terroriseerima juba mõne kuu jooksul, osutusid tugevalt liialdatuks. Venemaa on selle arvu saavutanud vaid vaieldavalt ühe korra. Ööl vastu 14. ja 15. maid tulistas Venemaa Ukraina pihta üle 1560 drooni, kusjuures suurem osa rünnakust toimus 14. mai öösel. Öiste ründedroonide arv on tõepoolest alates jaanuarist kasvanud, kuid see pole kaugeltki jõudnud 1000 droonini öö kohta. Selles kuus lasti välja keskmiselt 143 drooni. Sellele järgnes veebruaris keskmiselt 180, märtsis 197 ja aprillis 240 drooni. Päevane keskmine näib mais langevat umbes 185 droonini, kuna Venemaa näib nüüd droone pigem koguvad harvemateks massilisteks rünnakuteks, mitte ei kasuta neid igal ööl täies mahus. Aga see on kaugel algsetest prognoosidest, eriti kuna teisest küljest on Ukraina kaugmaarünnakud hüppeliselt kasvanud. Ja nüüd ei muretse enam ukrainlased regulaarsete 1000 droonirünnaku võimaluse pärast, vaid venelased. See number võib veel kaugel olla, kuid on vaieldamatu, et Ukraina poolt Venemaa pihta saadetavate droonide ja vastupidi, Venemaa poolt Ukraina pihta saadetavate droonide arvude vahe väheneb kiiresti. 2025 aasta jooksul kasvasid Ukraina kaugmaarünnakud 5-kordseks. Märtsiks ei olnud nad mitte ainult võrdsustanud Venemaa keskmist igapäevaste rünnakute arvu, vaid ületasid selle, jõudes keskmiselt üle 230 rünnaku päevas. Nüüd on oluline see, kui palju droone välja lastakse. Isegi kui need alla lastakse, kulutavad need väärtuslikke ja piiratud õhutõrjerakette. Nagu Ukraina, väidab ka Venemaa, et nad lasevad alla üle 90% saabuvatest droonidest. Aga erinevalt Ukrainast kasutab Venemaa endiselt peamiselt õhutõrjerakette, et alla lasta Ukraina kaugmaadroonid. Ja nagu me hiljem näeme, need ei kasva puu otsas. Kuid olulisem kui alla tulistatud droonide arv on sihtmärkide ulatus, mida nad suudavad tabada, ning see, kui paljud neist jõuavad edukalt sihtmärgini ja tabavad seda. Mõlemas osas on Ukraina löögitõhusus samuti muljetavaldavalt tõusmas. Eriti tekitavad Ukraina droonid nüüd regulaarselt kahju Moskvas. Nüüd ei ole sellel planeedil sugugi haruldane, et riigi rikkus ja võim on koondunud pealinna ja selle ümbrusse. Kuid Moskva ja Venemaa on eriline juhtum. Nagu Venemaal sündinud USAs elav autor ja analüütik Elvira Pagi selgitab oma hiljutises essees, on Moskva sõna otseses mõttes Venemaa poliitiline ja emotsionaalne süda. Aastaid on piirialad elanud sõjale palju lähemal. Belgorod, Kursk, Brjansk ja teised on kuulnud plahvatusi, näinud tulekahjusid, tegelenud evakuatsioonidega ning vaadanud, kuidas rinne psühholoogiliselt lähemale liigub. Tema sõnul ei olnud sõda nende inimeste jaoks kunagi täielikult abstraktne. Aga Venemaal ei ole regioonidel mingit sõnaõigust selle üle, kuidas riiki juhitakse, jätkab ta. Kogu võim koondub Moskvasse. Sellises süsteemis käsitletakse äärealade kannatusi kui taustamüra. Aga kui droonid jõuavad Moskva õhuruumi, muutub emotsionaalne tasakaal, sest Moskva pidi olema turvatuba. Nagu Ukraina selle kuu alguses Moskvale korraldatud ulatuslik rünnak selgelt näitas, ei ole see turvatuba enam turvaline ning see muudab kõike nii moskvalaste, teiste piirkondade venelaste kui ka juhtkonna jaoks. Kindel tõend selle kohta, et Ukraina rünnakud Moskvale on Venemaal olukorda põhjalikult muutnud, on selle nädala teade Venemaa pilootide ja lennukiomanike interregionaalsest avalikust organisatsioonist, lühidalt AOPA-st.
Selle teate kohaselt keelatakse juba mõne päeva pärast juuni alguses kõik tsiviillennukite lennud alla 16 732 jala kõrgusel täielikult Moskva lennutsoonis ehk FIR-is. Lennukeelutsoon ulatub ka Valgevene riigipiirini, läände Peterburi FIR-i, Põhja-Peterburi FIR-i, Kirdesse Jekaterinburgi FIR-i, itta ja kagusse Samara FIR-i ning ajutise režiimini, mis on kehtestatud Venemaa Föderatsiooni lõunaosas. See on tulemus, mida vaid vähesed venelased oleksid isegi aasta tagasi võimalikuks pidanud. Õhuruum Moskva ja Venemaa südame kohal on madalamal lendava lennuliikluse jaoks määramata ajaks suletud. Nüüd tähendab etteantud kõrgus, et peale õhkutõusu ja maandumise peaksid reisilennukid siiski suutma ohutult üle lennata lennukeelutsooni kohal. Tavaliselt lendavad reisilennukid kõrgusel 30 000 kuni 42 000 jalga, kuna see tagab parema kütusesäästu, aitab vältida halba ilma ning pakub lisaturvalisust. Kuid lennukeelutsoon ei ole mõeldud nende lennukite piiramiseks. Lennukeelureeglile on tegelikult tehtud erandeid regulaar- ja tellimuslendudele, mis saabuvad lennujaamadesse ja väljuvad sealt. Piirangud ei kehti ka meditsiinilistele evakuatsioonidele, sanitaarlennundusele, keemialennutöödele, infrastruktuuri jälgimisele ega valitsuslepingute alusel toimuvatele lendudele. Seega on need meetmed selgelt suunatud õhuruumi puhastamisele, et Venemaa õhutõrje oleks paremini võimeline Ukraina droone alla tulistama. Ukraina droonid lendavad tavaliselt alla selle 16 700 jala piiri. Enamik Ukraina kaugmaaründedroonidest, nagu Firepoint FP1, FP1 RS1 Bars ja modifitseeritud UJ-22 Airborne, tegutsevad vahemikus 1600 kuni 9800 jalga, mis on tunduvalt allpool seda kõrguse piiri. Nendel madalamatel kõrgustel lendamine võimaldab droonidel radaritest kõrvale hoida ja vältida suure kõrguse õhutõrjesüsteeme nagu S-400 ja S-300. See sunnib Venemaad rohkem tuginema lühimaasüsteemidele nagu Pantsir ja Tor ning visuaalsele tuvastamisele, mis on drooniparvede vastu märksa vähem tõhusad. See on Venemaa jaoks suur probleem, sest tema kihiline õhutõrjesüsteem on oluliselt nõrgenenud ja mida sagedamini Ukraina ründab, seda nõrgemaks see muutub. Muidugi ei ole nõrgenenud õhutõrje probleem omane ainult Venemaale. Üks olulisemaid õppetunde Ukraina sõjast on see, et traditsioonilised õhutõrjesüsteemid nagu USA Patriot, Saksamaa Iris-T ning ka Venemaa S-300 ja S-400 ei sobi droonide vastaseks kaitseks. Need on kallid süsteemid, mille rakettide tootmine maksab sadu tuhandeid või isegi miljoneid dollareid. Nende rakettide tootmine võtab samuti kaua aega. Lihtsalt ei ole mõistlik kulutada selliseid summasid ja ammendada oma arsenale, et alla tulistada droone, mille tootmine maksab vaid kümneid tuhandeid dollareid ja mida saab toota sadu kuus. USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu on selle probleemi eriti teravalt esile toonud. Patriot-süsteem on osutunud tõhusaks Vene raketirünnakute vastu. Tegelikult on see süsteem Ukraina õhutõrje raketikaitse üks võtmekomponente. Enne operatsiooni Eepiline raev oli Ukraina juba hädas sellega, et hankida piisavas koguses PAK-2 ja PAK-3 rakette, mida oli vaja Patriotide piisavaks varustamiseks. Täna haarab Ukraina kinni kõigest, mida vähegi kätte saab. Mai alguses ütles Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignat. Täna on teatud üksustele ja patareidele määratud heiteseadmed poolenisti tühjad ja see on veel leebelt öeldud. Me oleme sattunud rakettide osas nappusesse teatud varustusprobleemide tõttu. Ta lisas, et Ukraina on pidanud liitlastel paluma korraga vaid 5–10 raketti sellistele süsteemidele nagu NASAMS ja Iris-T. Arvestades, et Venemaa tulistas 2025 aastal Ukraina pihta üle 700 raketti, on näha, kui teravaks probleem on muutunud. Aga venelastel on sama probleem, kuigi see pole nii terav, vähemalt veel mitte. See on sellepärast, et siiani on Venemaal tulnud tõrjuda palju vähem kaugmaarakette kui Ukrainal. See muutub kindlasti, kui Ukraina suurendab oma Neptuni, Flamingo ja teiste uute rakettide tootmist. Aga selles osas on Venemaal olnud suhteliselt lihtne ja ta on saanud vajadusel tulistada S-300 ja S-400 rakette Ukraina droonide pihta. Kuid kui igaüks neist maksab 300 000 kuni 4 miljonit dollarit, on nende tulistamine palju odavamate droonide pihta pikas perspektiivis sama jätkusuutmatu, nii Venemaa, Ukraina, USA kui ka kõigi teiste jaoks. Ukraina on sellele probleemile reageerinud, arendades kodumaal laia valikut droonitõrjesüsteeme ning olles inkubaatoriks arvukatele süsteemidele, mida arendatakse partnerriikides nagu USA, Saksamaa, Ühendkuningriik ja Rootsi. Vaevu möödub nädalgi, ilma et avalikustataks mõni uus mobiilne tuletoetussüsteem, droonitõrjesüsteem, suunatud energiaga süsteem või mõni muu uuendus. Venemaa on nende alternatiivsete süsteemide arendamisel aeglasem olnud ja maksab selle eest nüüd ränka hinda, kuna Ukraina rünnakud sagenevad.
Vene õhutõrje võid küll endiselt enamiku Ukraina droonidest alla tuua, kuid droonide pidevalt kasvav arv tähendab üha suuremat õhutõrje kurnamist ning üha rohkem droone pääseb läbi ja hävitab kriitilist taristut. Kas naudid seda põhjalikku süüvimist viimastesse Ukraina uudistesse? Just seda me siin The Military Show's teemegi. Igapäevased uuendused ja analüüsid kõigist tähtsamatest sõjalistest ja geopoliitilistest sündmustest. Telli kanal, kui tahad teada mitte ainult seda, mis juhtus, vaid ka seda, miks see oluline on. Ukraina analüütikud OBOS ja Information Resistance uurisid Venemaa õhutõrjet ning tõid välja 4 peamist põhjust, miks Ukraina suudab järjest edukamalt Moskva õhutõrjest läbi murda. Esiteks juhivad nad tähelepanu sellele, et õhutõrjet pole lihtsalt piisavalt, hoolimata sellest, et Venemaal on üks maailma kõige ulatuslikumaid õhutõrjesüsteeme. 2026 aasta kevadeks kaitsevad Moskvat 2 tihedat õhutõrjesüsteemide ringi, lisaks mitmed positsioonid linnas sees ja erinevad haaramisalad laiemas Moskva piirkonnas. See tähendab 4 õhutõrjekihti. Osint analüütikute andmetel on pealinna sees ja ümbruses kokku paigutatud umbes 130 õhutõrjepositsiooni. Sisemise ringi selgrooks on umbes 100 Pantsir S1 õhutõrjesüsteemi ja väike arv TOR-süsteeme, mis on paigutatud spetsiaalselt Ukraina droonide ja tiibrakettide tõrjumiseks. Neid toetab umbes 25 S-400 patareid, mida kasutatakse tiibrakettide ja ballistiliste rakettide tõrjumiseks. Nagu Ukraina, kasutab ka Venemaa oma õhujõude droonide allatulistamiseks. Ukraina kasutab oma F-16 ja Mirage 2000 hävitajate ning Mi-817 ja Mi-24-35 helikopterite kahureid ja rakette. Venemaa teeb sama oma Õssu-35, Õssu-30 SM ja MiG-31 hävitajate ning KA-52 ja Mi-28 helikopteritega. Samuti on hiljuti alustatud tehisintellektiga varustatud Jolka käsitsi tulistatavate tõrjedroonide ja uute väidetavalt kõrgtehnoloogiliste droonitõrjesüsteemide nagu ZAC-30, Citadel Zuba ja Titan masstootmist. Ja hoolimata kõigest sellest jõudis umbes 10% Ukraina droonidest, mis tulistati 16–17 mail, ikkagi kohale. Nagu Ukraina uudisteväljaanne OBOS märgib, ei piisanud isegi sellest, et Moskva ümber moodustati 4 astmelist õhutõrjerõngast ja vastumeetmete tihedus oli Venemaa kõrgeim kõigi sihtmärkide tõrjumiseks. Nagu selgus, oli kaitses piisavalt lünki ja haavatavusi, et loodud rõngastest läbi murda. Selle põhjuseks on tõenäoliselt osaliselt teine tegur, mille Ukraina osint-tiimid välja tõid. Neil hakkab laskemoon otsa saama. Aprilli lõpus märkis Ukraina sõjaväe juht Oleksandr Sõrskai, et süstemaatilised löögid Vene tootmisrajatistele halvendavad veelgi vaenlase õhutõrjevõimekust, mis juba niigi kannatab rakettide puuduse all, et tõrjuda Ukraina mehitamata süsteeme ja löögivahendeid. Nagu varem mainitud, on peamine süsteem, mida Venemaa kasutab linnade sisekaitseks, Pantsir. Kuid veebruaris teatas Ukraina, et on hävitanud poole Venemaa peamistest Pantsiri-süsteemidest ja Vene sõjablogijad näivad neid kaotusi kinnitavat. Aprilli alguses kirjutas üks Venemaa tuntumaid sõjablogijate organisatsioone, Rüübar, et lihtsalt 10 000 Pantsiri-rakettide tühjast kohast väljavõlumine on füüsiliselt võimatu, viidates selgelt puudujäägile. Kanal lisas, et Venemaa õhutõrjeraketiväed on viidud piirini ja kulutavad laskemoona kiirendatud tempos. Riibar soovitas Venemaal võtta kasutusele droonide vastase strateegia nagu Ukrainal, rõhutades mobiilsete tulegruppide ja tõrjedroonide meeskondade tähtsust. Jolka ja teiste süsteemide kasutuselevõtt viitab sellele, et vähemalt osa Venemaa sõjatööstuskompleksist näeb seda samamoodi. Aga kas sellest jääb liiga väheks ja kas see tuleb liiga hilja? Kolmandaks teguriks on see, mida Bozrovartel nimetab tehnoloogiliseks mahajäämuseks. Nad ütlevad, et mõnel Vene õhutõrjesüsteemil on probleeme tulejuhtimissüsteemide juhtimise, radarite, fikseerimise, sihtmärkide jälgimise ja hävitamisega, eriti Pantsiril. Nad kirjutavad, et Pantsir saab talle pandud ülesannetega äärmiselt halvasti hakkama mitmete tehnoloogiliste probleemide tõttu, mida ei saa sanktsioonide tõttu täielikult lahendada. Nad püüavad neid osaliselt parandada, paigutades selle kõige tavalisema ja lihtsama lühiraadiuselise droonitõrjevahendi tornidele ja hoonete katustele, kuid selliste meetmete tõhususe paranemine on tühine. Nüüd aga seab Ukraina sõjaväeportaal Militarni läbi viidud eraldi analüüs selle väite teise osa teatud määral kahtluse alla. Hiljutises Moskva õhutõrjeanalüüsis pärast Ukraina suurt rünnakut teatavad nad, et Pantsirid on paigaldatud 2 peamisse õhutõrjepositsiooni tüüpi. Mullavallid koos betoonist juurdepääsuplatsidega ja metalltornid, kuhu süsteemid tõstetakse kraanaga positsioonile. Nende süsteemide tõstmine maapinnast kõrgemale suurendab radarite horisonti ning parandab madalal lendavate väikeste sihtmärkide avastamist ja tabamist, ütlevad nad. Kas see on tegelikult nende tõhusust parandanud, on praegusel hetkel raske kindlalt öelda. Riibar vaidleb samuti vastu väitele, et Pantsir on ebaefektiivne.
Eelmisel aastal juunis kirjutasid nad: enne SMO-d, erioperatsiooni, kritiseerisid neid kõik. Aga pärast lahingukogemustel põhinevaid täiustusi on süsteemist saanud äärmiselt tõhus ja võib-olla kõige edukam Vene õhutõrjesüsteem, mis suudab isegi ründedroone alla tulistada. Nad toovad tõendina suurenenud tõhususest välja Pantsiri uue raketikomplekti, mis kannab 48 miniraketti spetsiaalselt drooniparvede vastu võitlemiseks. Samuti Pantsir SMDE variandi kasutuselevõttu. Väidetavalt on see süsteemi miniversioon, mis kasutab sarnaseid väikseid rakette statsionaarsete objektide kaitsmiseks. Kuigi need arengud ei kõla tehnoloogilise mahajäämusena, on endiselt lahtine küsimus, kuidas need uued ja siiani haruldased süsteemid tegelikkuses toimivad. Üks asi on kindel. Ukraina vähendab kindlasti süstemaatiliselt nende õhutõrjesüsteemide arvu, mis Venemaal kasutada on, mida nad nimetavad 4. teguriks, millele viitab Abosrovete. Praegu kaotavad Vene okupatsiooniväed iga kuu 10 õhutõrjeüksusi, samal ajal kui nad suudavad toota vaid üksikuid üksusi. Kahjude kompenseerimine jääb kriitiliselt maha kahjude enda tasemest ning iga kuuga jääb Venemaa õhutõrjevahendeid järjest vähemaks, kirjutab Riivar. Ukraina relvajõudude andmed kinnitavad seda. Analüütik Kyle Glenn analüüsis ametlikke Ukraina statistilisi andmeid ning tema sõnul tabas Ukraina jaanuarist märtsi lõpuni 85 õhutõrjevahendit, sealhulgas õhutõrjeraketisüsteeme ja radariseadmeid. See on peaaegu 3 korda suurem kadu, kui 2025 aastal registreeriti. Glenn märgib, et kasv on umbes 240% võrreldes eelnenud 3 kuuga. Tema sõnul seletab see fakt peaaegu kindlasti Ukraina kaugmaarünnakute suurenenud tõhusust. 2026 aastal. Samal ajal hindas Kieli instituut, et 2025 aasta alguseks tootis Venemaa 4 kesk- ja kaugmaa õhutõrjesüsteemi ning 14 lühimaa õhutõrjesüsteemi, 6. Venemaa suurendas sel aastal S-400 komponentide tootmist, kuid on selge, et Venemaa tipptasemel õhutõrjesüsteeme hävitatakse kiiremini, kui neid suudetakse toota. Kui kõik kokku panna, näete täpselt, miks venelased praktilises plaanis hakkavad paanitsema võimaluse pärast, et 1000 Ukraina drooni terroriseerivad iga päev Moskvat. Kuid on olemas ka psühholoogiline aspekt ning see võib pikaajaliselt olla isegi laastavam. Pagi väidab, et rünnakud Moskvale on purustanud venelaste usu Putini võimesse neid kaitsta. Moskva on täis inimesi, kes toidavad sõda, selgitab ta. Nad ei pruugi sõjale vastu olla, kuid nad võivad sattuda paanikasse ja nõuda selgitusi. Nad võivad küsida, miks õhutõrje ebaõnnestus, miks lennujaamad olid häiritud, miks riik neid ei hoiatanud ja miks ametnikud ütlesid, et kõik on kontrolli all, kui kõik nägid videoid. Autoritaarse süsteemi jaoks on see olulisem kui tavaliste inimeste kannatused kusagil kaugel. Kremli ei saa ignoreerida ärevust oma enda süsteemi lähedal, kirjutab Pagi. Pagi ütleb ka, et need rünnakud on purustanud illusiooni, mille Vene propagandamasiin on loonud, et Venemaa võidab. Kui sõda jäi kaugele, see toimis, kirjutab ta. Kuid droonirünnakud Moskvale loovad jõhkra vastuolu. Kui Venemaa võidab, siis miks rünnatakse Moskvad? Kui Ukraina on läbikukkunud riik, siis kuidas jõuab ta tuumariigi pealinna piirkonda? Kui armee edeneb iga päev, siis miks saavad Venemaa sees naftarajatised, lennuväljad, tehased ja lennujaamad sihtmärkideks? Ta väidab, et Ukraina droonide rünnakud Moskvasse ei ole ainult sõjaline alandus. See ründab müüti selle aluspõhjas. See paneb tavalisi venelasi kahtlema selles, mida neile räägitakse, võimudes ja mis kõige tähtsam, Putini seni puutumatuna tundunud positsioonis ja maines. Nüüd, nagu Pugi märgib, võivad pikemas perspektiivis Moskvale suunatud rünnakud, mis hävitavad turvatunde illusiooni, lõpuks viia Putini režiimi kukutamiseni, mis võib sundida Venemaad kasutama veelgi surmavamaid vahendeid. See on elementaarne psühholoogia. Hirmunud inimesed tahavad rohkem kaitset ja mida rohkem nad kardavad, seda irratsionaalsemaks muutub sageli see, mida nad peavad kaitseks. Aga nüüd, nagu Pugi märgib, ei too Ukrainast lähtuvate üha tugevamate rünnakute mõju Venemaa südames kaasa üleskutseid sõda lõpetada ja läbirääkimisi pidada. Täiesti vastupidi. Meeleolu Moskvas ja tegelikult kogu riigis näib olevat märgatavalt karmistunud, nii elanikkonna kui ka eliidi seas. Ja risk, et see kõik võib eskaleeruda tuumakonfliktiks, kasvab järjest. Kõva joone pooldajad, nagu mõjukas siseringi kuuluv professor Sergei Karaganov, on juba ammu kutsunud Venemaad üles taastama oma heidutusvõimet, visates Ukrainale mõned taktikalised tuumarelvad. Kas see kutsuks esile täiemahulise tuumasõja NATOga või taastaks tõepoolest mingisuguse heidutuse, on vaieldav. Mis ei ole vaieldav, on see, et viimasel ajal on ta kutsunud üles ründama Euroopa riike, kes on seotud droonide tootmisega Ukraina jaoks. Esmalt ütleb ta, et neid tuleks rünnata tavarelvadega. Kui see neid mõistusele ei too, tuleks kasutada tuumarelvi. Karaganov ei ole lihtsalt suvaline akadeemik.
Ta on nõustanud Nõukogude ja Venemaa presidente alates 1980. aastatest ning on üks mõjukamaid inimesi riigis väljaspool Putini siseringi. Ta langes Putini siseringist välja just tänu oma karmimale lähenemisele võrreldes Putiniga. 2 aastat tagasi toetas enamik Venemaa eliidist Putini järkjärgulist lähenemist. Nüüd väidab ta, et tema seisukohtadel on selge enamus. Vene meedia ja sotsiaalmeedia põhjal otsustades on elanikkond, nagu Baagi ennustab, sarnases meeleolus. Kutsutakse neid tugevamalt lööma ja neile õppetundi andma, mitte alla andma. Ja tundub, et Putin on vastanud samaga. Pärast eelmise nädala Ukraina rünnakut Starobelskile, Venemaa poolt okupeeritud Luhanski oblastis, mille kohta venelased väidavad, et see tabas meelega kolledži ühiselamut, tappes 21 üliõpilast ja vigastades veel 10, Venemaa vastas ilmselt kõige rängema rünnakuga Kiievile ja teistele piirkondadele alates sõja algusest. Väidetavalt sai pihta peaaegu iga linnapiirkond. Venemaa välisministeerium on hoiatanud, et Starobelski rünnak ammendas Venemaa kannatlikkuse ning Kiievi rünnak oli vaid uue, palju rängemate löökide vooru algus. See soovitas välissaatkondade töötajatel linnast evakueeruda ning elanikel hoiduda haldus- ja sõjalistest rajatistest. Vastuseks sellele jääb Zelenski kindlaks, lubades veelgi ulatuslikumaid sanktsioone. Alles jääb näha, kas venelased bluffivad, kas neil on piisavalt tavapärast sõjalist võimekust, et Ukrainat tõsiselt kahjustada, või kas Putin või tema järglane, kui ta võimult tõugatakse, on valmis vajutama suurt punast nuppu. Kuid kindlasti näib, et viimaste aastate kurnav ja kulutav sõda võid kiiresti muutuda millekski palju ohtlikumaks. Loomulikult hoiame arengutel silma peal ja anname teile teada, nii et vajutage tellimisnuppu, et midagi maha ei magaks. Seniks, juhuks kui meil tõesti tuleb silmitsi seista täiemahulise tuumasõjaga, vaadake seda videot parimatest kohtadest USAs, kus seda üle elada. Ja aitäh vaatamast!